Tervist, et teeks omal selle S4 teemal väikse uuenduse, et siin pimedas sõitsin, siis on kojamehed on kehvad. Et mul on siin originaalkojamehed ja hetkel on üks uus Vars juhipoolne, aga teine kõrvalistepoolne on ka tulemas kohe. Seda ei olnud laos kohe saada. Heliga ma ei tea, kas on kehva või ei ole, ma hetkel vilbin GoProga, et mul pole seda vaheadapterit, et seda mikrofoni järgi ühendada. Siis teine asi, mis on, ma olen siin 300 kilomeetrit sõitnud umbes. Ja noh, ütleme nii, et võtab ikka õli küll. Et siuke jämedalt liiter 1000 kilomeetrile. Et noh, see viitab juba nendele õlirõnga probleemile. Aga noh, ma ennem ei hakka lammutama seda, kui mul see VR6 on valmis ikkagi. Et ma loodan, et ta rohkem ei hakka tarbima. Samuti on esituled on kehvad. Et pirnid asjad panin uued. Tal on piik Xenon, et peaks viima tegemisse, laskma teised projektorid sisse panna, et siis saaks äkki pildiga normaalsemaks. Ja mis tal veel on häda, gaasi maha lastes on mingi undamine ja nii kui ma natukene gaasipedaali puudutan, siis kaob ära see undamine, et ma vahetan tagatihvri õli ära igaks juhuks, vaatan, tegelikult peaks käivasti õli ka ära vahetama, aga ma vaatan, kuidas ma jõuan, kas jõuab selles videos või ei jõua. Ja siis tagant on ka üks pirn läbi, et selle pean ka ära vahetama nüüd. Et muus osas polegi mingit üllatust olnud siin, et 3000 kilomeetrit on suht siuke murevaba olnud, et kütusepaaki peab täitma ainult. Et pole midagi hullu, et 11,3 sain vist kõige parema tulemuse keskmiseks. Reaalne kulu siis tankimisest tankimiseni. Et see väga hull kulu ei olegi. Vot, aga ma vahetan nüüd selle juhipoolse varre ära ja kojamehed panen uued, et kui jõuab, siis vahetan selle kõrvaliste poolse varre ära. Ja küsite, et miks ma koos varrega vahetan, siis põhjus on lihtne, et selle varre sees on vedru, et see peaks suruma ta kojamehe vastu akent, aga aja jooksul see vedru väsib ära ja ta ei toimi enam nii hästi. Ja teine asi, mis on talvel tehakse viga, on see, et tõstetakse need kojamehed üles niimoodi. See väsitab need vedrud ära ja siis ta läheb kiiremini läbi see vars. Et ärge seda viga tehke. Ja siin ongi, saan näidata nüüd, et kuidas siis kõrvaliste poolne ei lükka enam vastu akent kojameest. Et jääb siuke riba, mis ta ei pühi ära. Et olen siin enda S4 all, et vahetaks tagatihvri õli ära, et mingi undamine on sees. Ja ma keerasin kõigepealt selle õli sisse panemis korgi lahti, vaatame, kas siit hakkab tulema üldse midagi või ei hakka. Tundub, et õlitase on normis, et õli hakkas tulema sealt kohe. Ja siis laseks õli välja. Vaatame, mis nägud on siin sees.
noh, musta on, aga kõige hullem ei ole. Siin õlikorgi peal näen sädelust veidi. Ma päris täpselt ei tea, kust see undamine tuleb. Et kas tagatihvrist või tuleb keskelt või tuleb eest. Aga ma lasen tal joosta siin ja siis panen siia uue õli ja siis lähme käigukasti juurde. Vaatame, mis seis seal on. Nii, et olen käigukasti juurde jõudnud. Jätsin tagant nõrguma. Kõigepealt siis jälle sisse panemis kork ära. Ja seda ma tean, et siin mingi hetk, kui ma neid mootori lekkeid tegin, siis ma panin ta asema ringiks. Jah, kõige puhtam see õli ei ole. No, see on üle keeratud. Kõlab hästi juba. No 5-6 kant oli see originaalis, aga nüüd lõin torks 35 sisse ja sain lahti. Õnneks on filtri komplektis uus olemas. Lasen välja voolata selle lõli siit nii palju kui tuleb ja siis keeran põhja ära, siis on filtriga kätte veel. Keegi on vahetanud seda õli. Siin on mingi Vaiko filter sees juba. Ja vana filtri tihend võib jääda sinna poole, et ärge siis seda sinna unustage. Üldpilt tundub ilus siin kastis olevat, et kõige mustem see õli ei olegi. Et mul oli mingi probleem selle käiguvahetusega natukene, et kuna siin on Vaiko filter sees, siis ma oletan, et siin on ka Vaiko õli sees. Et Vaiko pakub, kui VIN-koodi järgi võtta, siis pakub siia 8 AP õli sisse. Aga sellel kastil ei saa tarkvara uuendada 8 AP peale. Et siis tuleks panna siia ikkagi 6 AP õli ja siis töötab see kast õigesti. Et
mul ongi siin tellitud nüüd ZF-i filter ja tihendikomplekt ja asjad ja ZF-i originaalõli 6 AP oma siis. Ja ma pesen nüüd selle kartuli puhtaks ja paneme kokku tagasi. Siis ma näitan teile neid filtreid asju ka. Siin on siis ZF-i enda originaal filtrikomplekt. Siin on käigukasti põhjamagnetid asjad sees, uued poldid põhjale, õlikorgi tihend. Ja siin on see uus väljalaskmisse kord ka. Siin on õpetus kaasas ja kuna selle käigukastil on 2 varianti põhjatihendid, siis siin on 2 eri tihendid kaasas. Ja ZF-i enda õli läheb siis. Vot. Aga nüüd teen tihendi pinnad puhtaks ja läheb kokku tagasi. Et käigukasti õli on tehtud, võtan veel arvuti nullin käigukasti adaptsioonidele. Vahepeal olen ka selle kojamehe varre uue saanud, nüüd pühib ilusti. Ja ma panin siia B8 need pesuritüüsid, et need pritsivad sellise lehvikuna, et originaalis oli 2 juba. Et mulle meeldib see lehvikuna rohkem.
nullime adaptatsioonid ära, siis ta hakkab uuesti õppima see kast. Ja muud polegi, siis lähen teen proovisõidu, ma arvan, et see undamine ei kadunud ära. Et tuleks veel tegelikult üle vaadata kesktihvri ja esitihvri õlid, et neid ka ära vahetada, aga nende vahetusega on natukene keerulisem, et neil ei ole väljalaskmispunni, et ma peaks kesktihvril kardaani ära keerama ja siis ma saaks terve kesktihvri korpuse ära võtta ja noh, tegelikult siis näeks juba selle kesktihvri seisukorda ka, et mis olukorras see on. Ja esitihvriga on ka niimoodi, et sealt ei saa õli kätte. Et variant on sealt täitepunnist timed, aga siis ei saa ka kõiki kätte. Aga seal saab ka vist korpuse ära keerata, aga see on natukene keerulisem juba, et seal on sillatalad ja asjad ees, et seda vaatan teine kord siis. Aga selleks korraks on kõik, et kusjuures üks asi on veel. Et mootori temperatuuri anduri vahetasin ka ära, et siin on mingi ma ei teagi, fae andur pandud, et see valetas mootori ajule temperatuuri. Et kui tegelikult oli 90 kraadi, siis mootori aju nägi mingi 60 midagi või oli 40 isegi. Et selliste anduritega pange originaalid alati või siis kui te teate, et see on Boschi ajuga, Boschi toitesüsteemiga, siis Boschi andur näiteks. Või siis kui on Delfi või Denso aju, siis nende andurid nagu. Et ärge mingi suvalisi odavaid andureid pange, et need valetavad. Ja selle mootori tembi anduriga ongi see, et siis on küttekulud ja asjad paigast ära ja mingid muud hädad nagu. Vot, aga selleks korraks on kõik, et pane like ja subscribe ja näeme järgmine kord.